number 48, Aleksander Hõginas, number 39, Egert Meriste, number 23, Taani Lehtonen, number 30, Nikita Venetsiarov, number 10, Artur Jerkov, number 70, Mattias Namm.
liigu üle, viimaga! No nii, Tarmo, täna siis 2-2 viik, et kuidas mänguga rahule jäid? No esimene poolaeg hakkas meie jaoks väga hästi, selles mõttes, et lõime värava ära, aga siis jäime lootma liialt selle peale, et Flora ei ründa ja ründas 2 korda ja 2-1 jäime taha, aga poolaeg tegime väiksed muudatused nii siis koosseisult kui ka mängustiililt ja lõime teise värava tagasi ja mina olen väga rahul tulemusega, kui arvestada seda, et me oleme nüüd siis mõned mängijad on siin 3-4 nädalat peaaegu puhanud, sest et enne veel selle puhkepausi nad ka ei saanud veel mängida ja nüüd siis 6 aega puhkust ja mõnel mängijal 1 trenn all ja mängul kohal päris hästi selle kohta. Nüüd oligi pikk paus sees selle MM-iga seoses. Kuidas see on mõjutanud mängurütmi ja mängustiili? No loomulikult on mõjutanud, et selles mõttes ongi näha, et mõned mängijad on jalgpalli mänginud ainult teleka ees. Et natukene peab iseenda kallal ka vaeva nägema puhkusaeg, et reaalselt meil oli 2 nädalat peaaegu pausi, et kus siis treeninguvaba, aga ikkagi mängija, kes tahab mängida esiliigas ja veel hästi, siis tegelikult peaks selle ajal ka ennast liigutama, mitte lihtsalt siis šašlõkivardeid keerutama. Nüüd reedel juba siis Tartus mäng Tartu Velkoga, et mida kaasa võtta ja mida parandada? No ma loodan, et kaasa võtta mängijaid, sest praegu on küll seis niimoodi, et 5-6 põhimängijat on väljas. Et väga-väga, ma arvan, et see on selle hooaja kõige kriitilisem mäng, sest et on sattunud nii, et 4 mängijat lähevad täpselt sama ajal siis välisreisile. Ja meil siin Meis Vahero nüüd on kaartidega väljas, et mul on palju nuputamist, kuidas üldse koosseis üldse paika panna ja kes mängivad ja kes kus mängivad täpsemalt. Ja lõpetuseks üks küsimus MM-i kohta, et kellele pöialt hoiad? No Inglismaale kindlasti. Täna 2-2 viik ja vahetus sekund, et kuidas ise rahule jäid oma debüütminutitega? Ei, väga hea oli, et ainult, et võit oleks võinud tulla ikka kodupubliku ees ja aga väga head muljed muidu. Said isegi ühele löögile, et kas ei tabanud palli hästi või milles viga oli? Ja liiga kõvasti läks ja läks täpselt üle. Vaatasin, et kukub ennem ära, aga läks üle täpselt. Kuidas sind on mõjutanud see pikk paus MM-i tõttu? Ei, väga ei ole, aga eks ikka natukene. Ja kellele sina pöialt hoiad? Belgiale. Miks Belgia? No sellised hästi pannud viimased mängud ja tulnud kaotusseisust välja ja hästi panevad. Aga veel mida parandada, et järgmised mängud juba väravad tuleksid ka sinu poolt? Ei, kindlasti trennis on vaja käia ja pingutada täiega.